Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, teie keha sisaldab aatomeid, mis on vanemad kui päike, vanemad kui meie planeet. Mõned neist aatomitest olid olemas juba siis, kui meie galaktika oli alles noor. Aga on üks objekt, mida te näete peaaegu iga õhtu, mis on veel veidram. Objekt, mis on olnud seal kogu inimkonna ajaloo vältel. Objekt, mida me arvasime end tundvat. Kuu. Ja 2026 avastasime, et me eksisime selle vanuse suhtes. 85 miljonit aastat. Mitte tuhandeid aastaid, mitte miljoneid. 85 miljonit aastat. See on pikem aeg kui dinosauruste valitsemisaeg maal. Kujutage ette, et te uurite oma vanaema sünnimärki ja avastate, et ta on tegelikult 85 aastat vanem, kui kogu teie perekond arvas. Absurdne, eks? Aga täpselt see juhtus meie lähima kosmilise naabraga. Ja see avastus ei muuda lihtsalt üht numbrit õpikutes. See muudab kogu lugu selle kohta, kuidas meie planeet sai oma kaaslase. Kuidas elu maal sai võimalikuks. Kuidas meie päikesesüsteem tegelikult kujunes. Lugu algab pool sajandit tagasi. Detsembris 1972 Apollo 17 missioonil astronaudid Eugene Cernan ja Harrison Schmitt kõndisid kuu pinnal Taurus Litrovorus. Schmitt, kes oli geoloog, mitte sõjaväelendur nagu enamik teisi astronaute, märkas midagi ebatavalist. Oranži värvi pinnast. Ta karjus raadiomikrofoni. Seal on oranž muld. NASA teadlased maal muutusid kohe ärevaks. Oranž tähendas võib-olla hiljutist vulkaanilist aktiivsust. Võib-olla midagi hoopis ootamatut. Schmitt kogus seda pinnast hoolikalt. Proovid pakiti vaakumsuletud konteineritesse. Need reisisid tagasi maale. Ja siis? Need istusid laborites. Aastaid. Aastakümneid. Sest teadus ei kiirusta. Teadus ootab õigeid tööriistu, õigeid küsimusi, õigeid inimesi. Jenica Greer, noor teadlane Field Museumis Chicagos ja Chicagos ülikoolis, alustas nende proovidega tööd 2021. Ta ei otsinud kuu vanust. Ta uuris kristalle. Väikseid, peaaegu nähtamatuid tsirkoonkristalle, mis olid säilinud sellest oranžist pinnasest. Tsirkoon on imelik mineraal. See moodustub sulanud kivimis ja kui see tahkub, hakkab selle sisse lõksus olev radioaktiivne uraan lagunema pliiks. Konstantse kiirusega. Nagu kosmilised kellad, mis ei peatu kunagi. Greer ja tema meeskond kasutasid tehnikat, mida nimetatakse aatomsondi tomograafiaks. Kujutage ette seadet, mis suudab vaadata üksikuid aatomeid kristalli sees. Aatom aatomi haaval. Nad loendavad uraani aatomeid. Nad loendavad plii aatomeid. Ja matemaatika on lihtne, aga sügav. Mida rohkem plii on, seda vanem on kristall. Sest uraan on aeglaselt, aga vältamatult muutunud pliiks. Tulemused olid šokeerivad. Kristallid olid 4,51 miljardit aastat vanad. Mitte 4,51. 4,51. See tähendab, et kuu tahkus muutus tahkeks kivimkehaks 85 miljonit aastat varem, kui me arvasime. Greer vaatas numbreid uuesti. Ja uuesti. Meeskond kontrollis kõike. Kalibratsiooni, meetodeid, võimalikke vigu. Aga numbrid ei muutunud. Miks see on oluline? Sest kuu lugu on meie lugu. Ja see lugu algas vägivallaga. Umbes 4,5 miljardit aastat tagasi, kui päikesesüsteem oli alles noor ja kaootiline, toimus kokkupõrge. Mitte väike kokkupõrge. Katastroofiline kokkupõrge. Objekt Marsi suurune, mida teadlased nimetavad teiaks,
Kreeka titaani järgi, põrkas kokku noorukese maaga. Kujutage ette 2 sulavat kivimkuuli, iga üks tuhandeid kilomeetreid läbimõõdus, kohtumas kiirusega 10 kilomeetreid sekundis. Energia oli nii tohutu, et mõlemad kehad sulavad osaliselt. Sulav kivi pritsib kosmosesse. Osa sellest materjalist kukub tagasi maale, aga osa jääb orbiidile. Ja see materjal, see tulised rusud, hakkab aeglaselt kogunema. Gravitatsioon tõmbab tükke kokku ja sündinud on Kuu. See on Giant Impact hüpotees. Seda toetavad arvutisimulatsioonid. Seda toetab Kuu keemiline koostis, mis on üllatavalt sarnane Maa vaipaga. Seda toetab asjaolu, et Kuul on väike raudrikas tuum, sest enamik raskest materjalist jäi Maale. Aga üks küsimus on alati olnud kriitiline. Millal täpselt see juhtus? Varasemad hinnangud panid Giant Impacti toimuma umbes 4,5 miljardit aastat tagasi. Aga need hinnangud põhinesid kaudsetel tõenditel, arvutustel, mudelitel, oletustel selle kohta, kui kiiresti planeedid kasvavad, kui kiiresti nad jahtuvad. Creeri meeskonna avastus annab meile esimese otsese tõendi. Sest kui Kuu kristallid on 4,51 miljardit aastat vanad, siis Kuu pidi tahkuma selleks ajaks. Ja kui Kuu tahkus, siis Giant Impact pidi toimuma enne seda. Võib-olla ainult mõned miljonid aastad varem. Võib-olla 10 miljonit. Aga mitte 85 miljonit aastat hiljem, nagu vanad mudelid soovitasid. See tähendab, et meie päikesesüsteem oli vägivaldne varem, kui me arvasime. Planeedid moodustusid kiiremini. Kaos lõppes varem. Ja Maa sai oma Kuu varem. Mis tähendab, et Maa sai stabiilsuse varem. Sest Kuu ei ole lihtsalt ilus objekt öötaevas. Kuu on põhjus, miks Maa on elamiseks sobiv planeet. Kuu stabiliseerib Maa pöörlemistelge. Ilma Kuuta kõiguks Maa telg kaootiliselt. Meie kliima oleks ettearvamatu. Aasta-aegade asemel oleks meil kliimakaos. Poolused võiksid muutuda ekvaatoriks ja vastupidi. Elu, nagu me seda tunneme, oleks võimatu. Kuu loob ka tõusud ja mõõnad. Need tõusud ja mõõnad segavad ookeane. Nad loovad rannikutsoonid, kus elu sai esimest korda maismaaleks liikuda. Nad aeglustavad Maa pööret, muutes päevad pikemaks. Varajane Maa pöörleb palju kiiremini. Päev kestis võib-olla ainult 6 tundi. Kuu on aeglaselt, aga järjekindlalt aeglustanud meid. Ja selle protsessi käigus on Kuu aeglaselt eemaldunud meist. Iga aasta liigub Kuu umbes 3,8 sentimeetrit kaugemale. Me teame seda, sest Apollo astronaudid jätsid Kuule peegelt. Teadlased tulistavad neile laasereid ja mõõdavad, kui kaua valgus võtab tagasitulemiseks. Aga nüüd me teame, et see protsess on kestnud 85 miljonit aastat kauem, kui me arvasime. Kuu on olnud meie kaitsja, meie stabilisaator, meie kosmilise kella hoidja kauem. Ja see muudab küsimusi elu päritolu kohta Maal. Esimesed tõendid elust Maal pärinevad umbes 3,8 miljardit aastat tagasi. Võib-olla isegi varem. Aga varajane Maa oli põrgu. Pidevad meteoriidi pommitamised, vulkaanid, toksiline atmosfäär. Kui Kuu moodustus 85 miljonit aastat varem, siis Maa stabiliseerus varem. Mis tähendab, et tingimused elu tekkeks said sobivaks varem. Võib-olla palju varem. Mõelge sellele. 85 miljonit aastat on tohutu ajavahemik. Dinosaurused valitsesid Maal umbes 165 miljonit aastat. 85 miljonit
on enam kui pool sellest. Kui maa oli stabiilne 85 miljonit aastat varem, siis elul oli 85 miljonit aastat rohkem aega areneda, eksperimenteerida, ebaõnnestuda, proovida uuesti. Aga kuidas me saame olla kindlad? Kuidas me teame, et CREER-i meeskond ei eksinud? Teadus töötab kordamise kaudu. CREER-i meeskonna tulemused avaldati ajakirjas Geochemical Perspectives Letters. Teised teadlased üle maailma vaatavad nüüd neid tulemusi. Nad kordavad katseid. Nad otsivad vigu. Nad kasutavad erinevaid meetodeid. Ja seni on konsensus. Numbrid on õiged. Tsirkoonkristallid ei valeta. Radioaktiivne lagunemine ei valeta. Uraan muutub pliiks konstantse kiirusega, olenemata temperatuurist, rõhust või ajast. See on üks väheseid asju universumis, mida me saame absoluutselt usaldada. Aga see avastus tekitab ka uusi küsimusi. Kui Kuu on vanem, siis millal täpselt toimus Giant Impact? Kui kiiresti Kuu jahtu pärast moodustumist? Kui kaua kestis sulava magma ookean Kuu pinnal? Ja kõige olulisem. Kui palju materjali tuli Teiast ja kui palju Maalt? Sest Giant Impact ei olnud lihtsalt kokkupõrge. See oli segunemine. Teia materjal segunesid Maa materjaliga. Ja see segu moodustas Kuu. Aga täpne proportsioon on endiselt arutelu teema. Mõned mudelid ütlevad, et Kuu on peamiselt Teia materjal. Teised ütlevad, et see on peamiselt Maa materjal. Ja see on oluline, sest kui me teame, mis Kuu on tehtud, siis me teame, mis Teia oli tehtud. Ja kui me teame, mis Teia oli tehtud, siis me saame aru, kust see tuli. Kas see moodustus samas piirkonnas päikesesüsteemis kui Maa? Või kas see rändas sisse kaugemalt? Philipp Heck, CREER-i meeskonna liige ja Field Museumi kuraator, ütles: Need kristallid on vanimad teadaolevad tahked materjalid, mis moodustusid pärast Giant Impacti. Ja nad räägivad meile, et Kuu on vanem, kui me kunagi arvasime. Aga lugu ei lõpe siin. Sest Apollo 17 proovid ei ole ainsad. NASA hoidlas Houstonis on endiselt 100 kilogramme Kuu pinnast, mida ei ole kunagi avatud. Need proovid on hoitud puutumatuna, oodates tulevasi tehnoloogiaid, tulevasi küsimusi, tulevasi teadlasi. Ja nüüd, kui me teame, mida otsida, võime leida veel rohkem üllatusi. Kuu ei ole staatiline objekt. See on ajakapsel. Iga kivi, iga kristall, iga tolmutükk räägib lugu. Lugu vägivallast ja loomisest. Lugu kaosest ja korrast. Lugu sellest, kuidas 2 planeeti põrkasid kokku ja lõid midagi ilusat. Midagi, mis tegi elu võimalikuks. Ja me alles alustame selle loo lugemist. Kujutage ette arvutit, mis simuleerib planeedi hävitamist. Mitte videomängus, tegelikus teaduses. Iga aatom, iga energiaühik, iga gravitatsioonijõud arvutatakse. Ja see, mida need simulatsioonid näitavad Giant Impacti kohta, on nii äärmuslik, et see tundub peaaegu võimatu. Aga tõendid ütlevad, see juhtus täpselt nii. Kui Teia põrkas kokku noorukese Maaga, ei olnud see nagu 2 piljardipalli kokkupõrge. See oli nagu 2 veepalli kokkupõrge, mis on täidetud sulanud metalliga ja kivimiga. Mõlemad objektid olid osaliselt sulanud juba enne kokkupõrget, sest varajane päikesesüsteem oli nii kuum, nii energiarikas, et planeedid olid pigem sulavad kui tahked. Ja kui nad kohtusid, toimus midagi, mida füüsikud nimetavad katastroofiliseks segunemiseks. Robin Canup, planeetteadlane Southwest Research Institute'ist, on veetnud aastakümneid Giant Impacti modelleerimisel. Tema simulatsioonid näitavad, et kokkupõrge toimus tõenäoliselt kiirusega umbes 5 kilomeetrit sekundis. See ei tundu kiire, kuni te mõistate,
et see on 18 000 kilomeetrit tunnis. Ja kui objekt Marsi suurune liigub sellise kiirusega, on kineetiline energia võrreldav miljardi aatomipommiga. Korraga. Esimesed sekundid pärast kokkupõrget olid kõige äärmuslikumad. Teia tuum, rikkast rauast ja niklist, tungis läbi maavaiba. Osa sellest sulanes maa tuumaga, aga osa jäi eraldiseks, vähemalt ajutiselt. Maavaip, juba sulav, muutus veelgi kuumemaks. Temperatuurid tõusid üle 10 000 kraadi Celsiuse järgi. Sellel temperatuuril ei ole enam tahket kivi. Ei ole enam vedelat magmat. On ainult plasma. Ioniseeritud gaas, kus aatomid on kaotanud oma elektronid. Ja siis algas paiskumine. Tohutu kogus materjali paiskus kosmosesse. Mõned hinnangud ütlevad, et kuni 10% maa massist paiskus orbiidile. See on umbes 6 korda rohkem kui Kuu praegune mass. Kujutage ette pilve sulanud kivist ja metallist, mis ulatub 10 000 kilomeetreid kosmosesse. Osa sellest materjalist liikus liiga kiiresti ja põgenes täielikult. Aga suurem osa jäi maa gravitatsiooni lõksu ja hakkas tiirlemist. Esimesed tunnid pärast kokkupõrget olid kaootilised. Materjal orbiidil ei olnud ühtlaselt jaotunud. Oli tihedamaid piirkondi ja hõredamaid piirkondi. Ja gravitatsioon, see vaikne, aga vältimatu jõud, hakkas tööle. Tihedamad piirkonnad hakkasid tõmbama materjali endale. Väiksemad tükid põrkasid kokku ja sulavad kokku. Ja aeglaselt, aga vältamatult, hakkas moodustuma üks suur objekt. Kuu. Aga see protsess ei olnud kiire. Arvutisimulatsioonid näitavad, et Kuu moodustumine võis võtta kuu aega kuni aasta. Võib-olla isegi kauem. Ja kogu selle aja jooksul oli maa põrgu. Taevas oli täis sulanud kivi. Maa pind oli ookean magmat, sügavusega võib-olla 100 kilomeetreid. Atmosfäär, kui seda saab nii nimetada, oli kuumade gaaside ja aurustunud kivimi segu. Rõhk oli tohutu. Temperatuur oli tohutu. Elu oleks olnud absoluutselt võimatu. Sarah Stewart, planeetteadlane UC Davisist, on välja pakkunud veelgi äärmuslikuma stsenaariumi. Tema mudel, mida nimetatakse Quote 3 hüpoteesiks, soovitab, et pärast Giant Impacti ei olnud Maa ja Kuu eraldi objektid. Selle asemel moodustasid nad ühe tohutu pöörleva struktuuri. Kujutage ette tonitsikujulist pilve sulanud kivist, mis pöörleb nii kiiresti, et see ei saa kokku kukkuda. Selle struktuuri keskmes oli tihedam tuum, mis hiljem sai maaks. Aga välisosas, kus rõhk oli madalam ja temperatuur veidi madalam, hakkas materjal kondenseeruma. Ja see kondenseerunud materjal sai kuuks. Sünestia hüpotees on vastuoluline. Mitte kõik teadlased ei nõustu sellega. Aga see lahendab mõned probleemid, mida vanemad mudelid ei suutnud lahendada. Näiteks, miks on Kuu keemiline koostis nii sarnane maavaibaga? Kui Kuu moodustus eraldi materjali pilves, peaks seal olema rohkem teiamaterjali. Aga isotoopanalüüsid näitavad, et Kuu ja Maa on peaaegu identsed. Sünestia mudelis on see loomulik, sest mõlemad moodustusid samast segunenud materjalist. Aga olenemata täpsest mehhanismist on üks asi kindel. Kuu jahtu. Ja Greeri meeskonna avastus ütleb meile, et see jahtu varem, kui me arvasime. Kui Kuu moodustus, oli see täielikult sulav. Magmaookean kattis kogu pinna. Aga kosmoses ei ole õhku, mis hoiaks soojust. Soojus kiirgub otse kosmosesse. Ja aeglaselt, aga vältamatult,
hakkas kuu pind tahkuma. Esimesed kristallid moodustusid selles magmaookeanis. Tsirkoon oli üks esimesi mineraale, mis tahkus, sest sellel on kõrge sulamistemperatuur. Ja need tsirkoonkristallid, mida Greer uuris, on otsesed tunnistajad sellest protsessist. 4,51 miljardit aastat tagasi, kui need kristallid moodustusid, oli kuu pind endiselt enamasti sulav. Aga esimesed tahked saared hakkasid ilmuma. Nagu jää moodustumine järvel, aga palju aeglasemalt ja palju kuumemalt. Ja need tahked saared hakkasid kasvama. Nad sulavad kokku. Ja lõpuks, võib-olla 10 miljoni aasta pärast, oli kuu pind täielikult tahke. Aga mis toimus Maal samal ajal? Maa oli palju suurem kui kuu. Ja suuremad objektid jahuvad aeglasemalt, sest neil on väiksem pindala massi kohta. Aga Maa oli ka palju vägivaldsemal kohal. Varajane päikesesüsteem oli täis rusud. Asteroidid ja komeedid pommitasid pidevalt sisemisi planeete ja iga kokkupõrge lisas energiat. Hoidis Maa kuumana. Seda perioodi nimetatakse late heavy bombardmentiks. Kuigi uuemad tõendid soovitavad, et pommitamine ei olnud üks lühike periood, vaid pigem järk-järguline vähenemine, mis kestis 100 miljoneid aastaid. Aga olenemata täpsest ajastusest oli tulemus sama. Maa pind oli kaua aega elamiskõlbmatu. Magmaookean Maal oli palju sügavam kui Kuul. Mõned hinnangud ütlevad, et see võis ulatuda 1000 kilomeetrit sügavusele. Kogu Maa vaip oli sulav. Ja see magmaookean oli keemiliselt aktiivne. Raskemad elemendid nagu raud ja nikkel vajusid alla, liitudes tuumaga. Kergemad elemendid nagu räni ja hapnik jäid üles. See protsess, mida nimetatakse diferentsiatsiooniks, lõi Maa kihilise struktuuri. Raudrikas tuum, kivimist vaip ja lõpuks õhuke koor. Aga kui kaua see kestis? Kui kaua oli Maa pind sulav? Manad hinnangud soovitasid, et Maa magmaookean tahkus umbes 10 miljoni aasta jooksul. Aga need hinnangud põhinesel mudelitel, mis ei võtnud arvesse kõiki tegureid. Näiteks, kui palju soojust toodeti radioaktiivse lagunemise kaudu? Varajane Maa sisaldas palju rohkem radioaktiivseid elemente kui tänapäeval, sest need elemendid ei olnud veel lagunenud. Uraan, toorium, kaalium, kõik need tootsid soojust. Ja see soojus aeglustas jahtumist. Uuemad mudelid, mis võtavad arvesse Greeri meeskonna avastust, soovitavad, et Maa võis jahtu kiiremini, kui me arvasime. Kui Giant Impact toimus 4,51 miljardit aastat tagasi või isegi varem, siis Maa sai stabiilseks varem. Ja see tähendab, et tingimused elu tekkeks said sobivaks varem. Aga mis on sobivad tingimused elu jaoks? Esiteks, vedelat vett. Elu, nagu me seda tunneme, vajab vett, mitte jääd, mitte auru. Vedelat vett. Ja vedelat vett saab eksisteerida ainult teatud temperatuuri vahemikus ja teatud rõhu juures. Kui Maa pind oli liiga kuum, aurustus vesi kosmosesse. Kui see oli liiga külm, külmus vesi jääks. Aga kui temperatuur oli õige, võis vesi kondenseeruda ja moodustada ookeane. Teiseks, stabiilne atmosfäär. Varajane Maa atmosfäär oli väga erinev tänapäevasest. Ei olnud hapnikku, sest hapnikku toodavad taimed ei olnud veel arenenud. Selle asemel oli atmosfäär täis süsinikdioksiidi, lämmastikku, veeauru ja võib-olla metaani. Aga see atmosfäär oli oluline, sest see hoidis soojust ja kaitses pinda ultraviolettkiirguse eest. Kolmandaks, energiaallikad. Elu vajab energiat. Varajane Maa oli täis energiaallikaid. Päikesevalgus, vulkaaniline aktiivsus, hüdrotermilised avad ookeani põhjas, välgud.
kõik need võisid anda energiat keemilistele reaktsioonidele, mis lõpuks viisid elutekkeni. Ja neljandaks, aeg. Elu ei tekkinud üleöö. See võttis miljoneid aastaid eksperimenteerimist. Molekulid pidid kogunema. Nad pidid moodustama keerulisemaid struktuure. Nad pidid õppima paljunema. Ja kogu see protsess vajas stabiilseid tingimusi piisavalt kaua aega. Kui Maa stabiliseerus 85 miljonit aastat varem, siis elul oli 85 miljonit aastat rohkem aega. Ja see on tohutu eelis. Mõelge sellele evolutsiooni kontekstis. 85 miljonit aastat tagasi Maal olid dinosaurused endiselt domineerivad. Imetajad olid väikesed, öised olendid. Aga 85 miljonit aastat hiljem olid dinosaurused välja surnud ja imetajad valitsesid. Inimesed olid arenenud. Tsivilisatsioon oli tekkinud. 85 miljonit aastat on piisavalt aega täielikuks transformatsiooniks. Nüüd kujutage ette, et elu Maal sai 85 miljonit aastat rohkem aega areneda enne esimesi fossiilseid tõendeid. See tähendab, et elu võis olla palju keerulisem, palju mitmekesisem, kui me praegu arvame. Või vastupidi. See tähendab, et elu tekkimine võttis kauem aega, kui me arvasime, ja esimesed 85 miljonit aastat olid täis ebaõnnestunud eksperimente. Mõlemad stsenaariumid on põnevad. Ja mõlemad muudavad meie arusaamist elu päritolust. Aga Kuu mõju Maale ei piirdunud ainult stabiliseerimisega. Kuu lõi ka tõusud ja mõõnad. Ja varajased tõusud ja mõõnad olid palju äärmuslikumad kui tänapäeval. Kui Kuu moodustus, oli see palju lähemal Maale. Mõned hinnangud ütlevad, et see oli ainult 15 000 kuni 20 000 kilomeetrit eemal. Tänapäeval on Kuu umbes 385 000 kilomeetrit eemal. See tähendab, et varajane Kuu oli 20 korda lähemal. Ja gravitatsioonijõud väheneb kauguse ruuduga. Seega varajased tõusud ja mõõnad olid mitte 20 korda, vaid 400 korda tugevamad. Kujutage ette tõusu, mis ei ole 2 meetrit, vaid 800 meetrit. Kogu rannikujooned muutuksid 2 korda päevas. Ookeanid liiguksid nagu tohutud lained üle planeedi. Ja see liikumine tekitas hõõrdumist. Hõõrdumine tekitas soojust. Ja see soojus hoidis Maa siseosa sulavana kauem. Aga see hõõrdumine aeglustas ka Maa pööret. Varajane Maa pöörleb palju kiiremini kui tänapäeval. Päev võis kestada ainult 5 kuni 6 tundi. Aga Kuu gravitatsioon aeglustas seda pööret. Ja samal ajal, säilitades nurkmomenti, liikus Kuu aeglaselt kaugemale. See on protsess, mis jätkub tänapäevani. Iga aasta muutub päev umbes 2000 sekundit pikemaks. See on äärmiselt väike, aga mõõdetav. Ja me teame, et see protsess on kestnud 4,51 miljardit aastat. Mitte 4,51, 4,51. Greeri meeskonna avastus ei muuda ainult üht numbrit. See muudab kogu ajajoont. Iga sündmus, mis toimus pärast Giant Impacti, peab nüüd olema dateeritud uuesti. Esimesed ookeanid, esimene atmosfäär, esimesed kontinendid, esimene elu. Kõik need sündmused toimusid planeedi peal, mis oli stabiilsem varem, kui me arvasime. Ja see tekitab uusi küsimusi. Kui Maa oli stabiilne varem, siis miks ei ole meil tõendeid elust varasemast ajast? Kas elu tekkis hiljem? Või kas varasemad tõendid on lihtsalt hävitatud? Maa on geoloogiliselt aktiivne planeet. Plaattektoonika ringlusse võtt kooret. Vanad kivimid sulavad ja moodustuvad uuesti. Vanemad kivimid Maal, mida me teame, on umbes 4,4 miljardit aastat vanad. Need on väikesed tsirkoonkristallid Jack Hillsist Austraalias. Aga need kristallid ei sisalda fossiilseid tõendeid elust. Nad lihtsalt näitavad,
et tahkekoor eksisteeris selleks ajaks. Esimesed tõendid elust pärinevad umbes 3,8 miljardit aastat tagasi. Need on stromatoliidid, kihilised struktuurid, mida lõid tsüanobakterid. Aga need on juba suhteliselt keerulised organismid. Nad teevad fotosünteesi, nad elavad kolooniates. See tähendab, et elu pidi tekkima palju varem. Võib-olla 4 miljardit aastat tagasi. Võib-olla isegi varem. Aga kui maa oli stabiilne 4,51 miljardit aastat tagasi, siis miks kulus nii kaua, et elu tekkis? Või kas see tekkis varem ja me lihtsalt ei ole leidnud tõendeid? Need on küsimused, millele me ei tea veel vastuseid. Aga Greeri meeskonna avastus annab meile uue raamistiku, milles neid küsimusi esitada. Ja see raamistik ulatub kaugemale maast. Sest kui me mõistame, kuidas maa sai oma kuu, siis me saame aru, kuidas teised planeedid said oma kuud. Või miks nad ei saanud. Marss näiteks on 2 väikest kuud, Phobos ja Deimos. Aga need ei ole nagu meie kuu. Need on tõenäoliselt püütud asteroidid. Nad ei stabiliseeri Marsi pöörlemistelge. Ja tõepoolest, Marsi telg kõigub kaootiliselt. Marsi kliima on olnud äärmuslikult ebastabiilne miljonite aastate jooksul. Ja see võib olla üks põhjus, miks Marss ei ole elamiseks sobiv. Veenus ei ole üldse kuud. Ja Veenuse pöörlemine on imelik. See pöörleb vastupidises suunas kui enamik teisi planeete. Ja see pöörleb väga aeglaselt. Üks päev Veenusel kestab kauem kui 1 aasta. Ilma kuuta stabiliseerimaks on Veenus muutunud kasvuhoone põrguks. Merkuur ei ole samuti kuud. Ja Merkuur on lukustatud Päikesega resonantsis, pöörates täpselt 3 korda iga 2 orbiidi kohta. See tähendab, et mõned piirkonnad Merkuuril on alati kuumad ja teised alati külmad. Ainult Maa sisemistest planeetidest on suurt stabiliseerivat kuud. Ja see võib olla põhjus, miks Maa on ainus planeet Päikesesüsteemis, kus me teame, et elu eksisteerib. Aga kas see tähendab, et elu vajab kuud? Kas planeet ilma kuuta ei saa olla elamiseks sobiv? Mitte tingimata. Elu on üllatavalt vastupidav. Elu on leitud Maal kohtades, kus me ei arvanud, et see on võimalik. Sügaval ookeani põhjas, kus ei ole päikesevalgust. Külmutatud järvedes Antarktikas. Kuumades allikates, kus temperatuur on peaaegu keemispunkt. Isegi kilomeetrite sügavusel maa all, kivimis. Aga suur kuu aitab. See teeb planeedi stabiilsemaks. Ja stabiilsus annab elule aega areneda. Ja nüüd me teame, et meie kuu on olnud seal stabiliseerimas meid kauem, kui me kunagi arvasime. 85 miljonit aastat kauem. See on 85 miljonit aastat rohkem tõuse ja mõõnu. 85 miljonit aastat rohkem stabiilsust. 85 miljonit aastat rohkem aega elule areneda. Ja kõik see algas vägivallaga. Kokkupõrkega, mis oleks pidanud hävitama mõlemad planeedid, aga selle asemel lõi see midagi ilusat. Midagi, mis tegi elu võimalikuks. Kuu ei ole lihtsalt kivi taevas. See on meie partner, meie kaitsja, meie kosmilise kella hoidja. Ja nüüd me teame, et see on olnud seal täites oma rolli, kauem kui me kunagi kujutasime. Aga mis siis, kui me eksime? Mis siis, kui kogu see lugu, kogu see ilus narratiiv Giant Impactist ja varasemast kuust on lihtsalt veel üks teaduslik illusioon, mis ootab ümberlükkamist? See on küsimus, mida iga tõeline teadlane peab esitama. Sest teaduse ajalugu on täis ilusaid teooriaid, mis osutusid vääradeks. Flogistoon, mis pidi selgitama põlemist. Eetrituul, mis pidi kandma valgust. Staatiline universum, mis pidi olema igavene ja muutumatu. Kõik need teooriad olid oma ajal laialt aksepteeritud. Kõik olid toetatud tõenditega.
ja kõik osutusid vääradeks. Seega, kuidas me saame olla kindlad, et giant impact hüpotees ei ole järgmine suur viga? Vastus on, me ei saa olla absoluutselt kindlad. Teadus ei tegele absoluutse kindlusega. Teadus tegeleb tõenäosustega, tõenditega, mudelitega, mis sobivad andmetega paremini kui alternatiivsed mudelid. Ja praegu sobib giant impact hüpotees andmetega paremini kui ükski teine teooria. Aga vaatame kriitiliselt. Mis on giant impact hüpoteesi nõrgad kohad? Esimene probleem. Kuu keemiline koostis. Kui Kuu moodustus teia ja maa materjali segust, siis peaks Kuul olema erinev isotoopne signatuur kui Maal. Isotoobid on sama elemendi aatomid erineva neutronite arvuga. Näiteks hapnikul on 3 stabiilset isotoopi. Hapnik 16, hapnik 17, hapnik 18. Ja erinevates päikesesüsteemi piirkondades on nende isotoopide suhe erinev. Kui teia moodustus erinevas piirkonnas kui Maa, peaks sellel olema erinev hapniku isotoople suhe. Aga kui teadlased mõõtsid Kuu kivimite hapniku isotoope ja võrdlesid neid Maa kivimitega, leidsid nad midagi üllatavat. Need olid identsed. Mitte lihtsalt sarnased. Identsed. Täpsusega, mis on parem kui 1/10,000. See oli probleem. Kui Kuu on peamiselt teia materjal, siis kuidas see võib olla identne Maaga? Üks lahendus on sünestia hüpotees, mida Sarah Stewart pakkus välja. Kui Maa ja teia sulavad täielikult kokku üheks pöörlevaks struktuuri, siis materjal segunes nii põhjalikult, et isotoopne signatuur muutus ühtlaseks. See on nagu 2 erinevat värvi vedelikku segada nii põhjalikult, et lõpptulemus on täiesti ühtlane. Aga mitte kõik teadlased ei ole sellega rahul. Mõned arvavad, et sünestia on liiga eksootiline, liiga spetsiifiline. See nõuab väga täpseid tingimusi. Õige kokkupõrke kiirus, õige nurk, õige mass. Kui üks neist parameetritest on veidi vale, ei tööta mudel. Teine lahendus on, et teia moodustus samas piirkonnas kui Maa, võib-olla isegi samas orbiidis. Lihtsalt Lagrange punktis, kus Päikese ja Maa gravitatsioon tasakaalustuvad. Selles stsenaariumis oleks teia ja Maa keemiliselt peaaegu identsed juba enne kokkupõrget. Aga see tõstatab uue küsimuse. Kui teia oli samas orbiidis, siis kuidas see sai piisavalt suure, et põhjustada giant impacti? Tavaliselt ei lase gravitatsioon 2 suurel objektil kasvada nii lähedal. Kolmas lahendus on, et me lihtsalt ei mõista veel täielikult, kuidas isotoobid jagunevad kokkupõrke ajal. Võib-olla on protsesse, mida meie mudelid ei arvesta. Võib-olla segunes materjal rohkem, kui me arvame. Võib-olla oli aurustumist ja kondenseerumist, mis muutis isotoopset signatuuri. See on teaduse ilu ja frustratsioon korraga. Iga vastus tekitab uusi küsimusi. Teine probleem. Kuu orbiit. Kui Kuu moodustus giant impactist, siis peaks selle orbiit olema ekvaatori tasandil. Sest kokkupõrge toimus ekvaatori tasandil ja materjal paiskus välja samas tasandis. Aga Kuu orbiit on kaldus umbes 5 kraadi Maa ekvaatori suhtes. See ei ole suur kaldenurk, aga see on piisavalt suur, et vajada selgitust. Üks võimalus on, et Kuu orbiit on muutunud aja jooksul. Gravitatsiooniline interaktsioon Päikesega võis aeglaselt muuta orbiiti. Aga arvutused näitavad, et see protsess on väga aeglane. Liiga aeglane, et selgitada praegust kaldenurka. Teine võimalus on, et giant impact ei olnud nii lihtne, kui me arvame. Võib-olla oli mitu kokkupõrget. Võib-olla oli teia orbiit juba kaldus enne kokkupõrget. Võib-olla oli teisi suuri objekte, mis mõjutasid Kuu varajast orbiiti. Kolmas probleem. Kuu mass.
arvutisimulatsioonid näitavad, et Giant Impact peaks tootma Kuu, mis on umbes 1–3% maamassist. Aga tegelik Kuu on umbes 1,2% maamassist. See on õiges vahemikus, aga see on alumises otsas. Miks? Üks võimalus on, et osa materjalist, mis pidi saama Kuuks, kukkus tagasi maale. Või põgenes täielikult maa gravitatsioonist. Aga kui palju? Ja miks just see kogus? Need on tehnilised probleemid, aga need on olulised, sest nad näitavad, et Giant Impact hüpotees ei ole täiuslik. See on parim mudel, mis meil praegu on, aga see ei ole lõplik vastus. Ja siis on filosoofiline probleem. Kas me saame kunagi teada kindlalt, mis juhtus 4,51 miljardit aastat tagasi? Me ei olnud seal. Me ei saa kunagi olla seal. Me ei saa korrata katset. Me ei saa ehitada teist maad ja teist teiat ja lasta neil kokku põrgata, et näha, mis juhtub. Kõik, mis meil on kaudsed tõendid. Kivimid, isotoobid, arvutisimulatsioonid. Ja need tõendid on alati ebatäielikud. Aga see ei tähenda, et me peaksime loobuma. See tähendab, et me peame olema alandlikud. Me peame tunnistama, et meie teadmised on piiratud. Ja me peame olema valmis muutma oma meelt, kui ilmuvad uued tõendid. Ja uued tõendid tulevad. Sest me läheme tagasi Kuule. NASA Artemis programm plaanib saata inimesed tagasi Kuule selle kümnendi lõpuks. Hiina plaanib ehitada püsiva baasi Kuule. Eraettevõtted nagu SpaceX ja Blue Origin arendavad tehnoloogiaid, mis teevad Kuu reisimise odavamaks ja lihtsamaks. Ja iga uus missioon toob tagasi rohkem proove, rohkem andmeid, rohkem vastuseid, aga ka rohkem küsimusi. Üks kõige põnevamaid tulevasi missioone on proovide tagasitoomine Kuu kaugelt poolelt. Apollo missioonid maandusid kõik Kuu lähedale poolele, mis on alati suunatud maa poole. Aga Kuu kauge pool on väga erinev. Seal on vähem meresid, need suuri tumedaid basaldilaavasid. Seal on rohkem kraatrid ja seal võib olla vanemaid kivimeid. Kui me saame proove Kuu kaugelt poolelt ja dateerime neid samamoodi nagu Greer dateeris Apollo 17 proove, võime avastada, et Kuu kauge pool on isegi vanem. Või võib-olla noorem. Või võib-olla sama vana, aga erineva keemilise koostisega. Iga tulemus räägib meile midagi uut Kuu moodustumise kohta. Teine põnev suund on Kuu sisemine struktuur. Me teame, et Kuul on väike tuum, aga me ei tea täpselt, kui suur see on või millest see on tehtud. Seismilised andmed Apollo missioonidest on piiratud, aga tulevased missioonid võivad paigaldada uusi seismomeetreid üle Kuu pinna. Ja kui me saame paremaid seismilisi andmeid, saame me paremini mõista Kuu sisemist struktuuri. Ja see räägib meile, kuidas Kuu jahtu ja diferentseerus pärast moodustumist. Kolmas suund on Kuu magnetväli. Tänapäeval ei ole Kuul globaalset magnetvälja, aga vanad kivimid näitavad, et minevikus oli. Umbes 4 miljardit aastat tagasi oli Kuul tugev magnetväli, võrreldav maa omaga. Aga siis see kadus. Miks? Magnetväli tekib vedelast, liikuvast metallist tuumas. Kui Kuu tuum oli vedel ja konvekteeruv, tootis see magnetvälja. Aga kui tuum jahtu ja tahkus, kadus magnetväli. Küsimus on, millal täpselt see juhtus ja kui kiiresti? Kui me saame vastata sellele küsimusele, saame me aru, kui kiiresti Kuu jahtu. Ja see räägib meile, kui suur oli Kuu tuum. Ja see räägib meile, kui palju teie materjali läks Kuule. Neljandas suund on Kuu vesi. Jah, vesi. Kaua aega arvati, et Kuu on täiesti kuiv. Aga uuemad avastused on näidanud, et Kuu poolustel, sügavates kraatrites, kus päikesevalgus ei jõua kunagi, on jää. Ja mitte ainult vähe, võib-olla miljonid tonnid. Kust see vesi tuli? Üks võimalus on, et see tuli komeetidest, mis põrkasid Kuule pärast moodustumist. Teine võimalus on, et see oli seal algusest peale. Lõksus Kuu sisemusesse
Giant Impacti ajal. Kui me saame analüüsida selle vee isotoopset koostist, saame me teada, kust see tuli. Ja see räägib meile midagi Giant Impacti kohta. Aga kõige põnevam on see, et kuuvesi võib teha kuu uurimise palju lihtsamaks. Vesi tähendab hapnikku hingamiseks. Vesi tähendab vesinikku raketikütuseks. Vesi tähendab, et me ei pea kõike maalt kaasa võtma. Me võime kasutada kuu ressursse. Ja see teed kuu baasi, kuu koloonia, isegi kuu linna võimalikuks. Kujutage ette tulevikku, kus tuhanded inimesed elavad kuul. Kus teadlased uurivad kuu kivimeid mitte laborites maal, vaid laborites kuul. Kus teleskoobi ehitatakse kuu kaugele poolele, kus ei ole maa raadiomüra. Kus raketid stardivad kuult Marsile, Jupiterile, kaugemale. See ei ole ulme. See on teostatav selle sajandi jooksul. Ja kui see juhtub, siis meie arusaam kuust, meie arusaam Giant Impactist, meie arusaam iseendast muutub fundamentaalselt. Sest kuu ei ole lihtsalt objekt, mida uurida. See on koht, kuhu minna. Koht, kus elada. Koht, kust alustada järgmist sammu inimkonna reisil. Aga isegi kui me ei lähe kunagi kuule, isegi kui me jääme igaveseks maale, on Greeri meeskonna avastus oluline, sest see muudab meie arusaamist ajast. 85 miljonit aastat. Öelge see aeglaselt. 85 miljonit aastat. Kui kaua on 85 miljonit aastat? Kogu inimkonna tsivilisatsioon, alates esimestest linnadest Mesopotaamias kuni tänapäevani, on kestnud umbes 10 000 aastat. 85 miljonit aastat on 8500 korda pikem. Kui te võtaksite kogu inimkonna ajaloo ja kordaksite seda 8500 korda, siis te jõuaksite 85 miljoni aastani. Või mõelge sellele nii. Kui te hakkaksite loendama sekundeid, 1 sekund sekundis, ilma peatumata, siis 1 miljoni saavutamiseks kulub teil 11 päeva. 85 miljoni saavutamiseks kulub teil 2 aastat ja 8 kuud. 2 aastat pidevat loendamist, ilma une, ilma söömise, ilma peatumiseta. Ja see on ajavahemik, mille võrra me eksisime kuu vanuse suhtes. See peaks tegema meid alandlikuks. See peaks meile meelde tuletama, kui vähe me tegelikult teame. Kui hõlpsasti me võime eksida, isegi kui me arvame, et oleme kindlad. Aga see peaks meid ka inspireerima, sest kui me suutsime avastada selle vea, kui me suutsime mõõta üksikuid aatomeid kristallis ja arvutada vanuse täpsusega miljonid aastad, siis mis veel me suudame avastada? Võib-olla me avastame, et Giant Impact ei olnud ainulaadne. Võib-olla sellised kokkupõrked on tavalised noortes päikesesüsteemides. Võib-olla enamik maasarnaseid planeete saavad oma kuud samamoodi. Ja kui see on tõsi, siis võib-olla enamik maasarnaseid planeete on stabiilsed. Ja kui nad on stabiilsed, siis võib-olla enamik neist võib toetada elu. Või võib-olla me avastame vastupidist. Võib-olla Giant Impact oli uskumatult haruldane. Võib-olla maa oli lihtsalt uskumatult õnnelik. Ja kui see on tõsi, siis võib-olla me oleme üksi. Võib-olla elu on universumis äärmiselt haruldane. Mõlemad võimalused on hirmutavad ja mõlemad on põnevad. Aga praegu, sel hetkel, on üks asi kindel. Kuu on vanem, kui me arvasime. 85 miljonit aastat vanem. Ja see muudab kõike. See muudab meie arusaamist päikesesüsteemi varasest ajaloost. See muudab meie arusaamist sellest, kui kiiresti planeedid moodustuvad. See muudab meie arusaamist sellest, kui kiiresti elu võib tekkida. Ja see muudab meie arusaamist sellest, kui erilised me võime olla.
Sest kui maa sai oma kuu varem, siis maa sai stabiilseks varem. Ja kui maa sai stabiilseks varem, siis elul oli rohkem aega, rohkem võimalusi, rohkem katseid. Ja üks neist katsetest viis meieni. Inimesteni, kes suudavad vaadata üles öötaevasse, näha kuud ja mõelda. Kust sa tulid? Kui vana sa oled? Mis on sinu lugu? Ja nüüd, esimest korda, hakkame me saama vastuseid. Mitte täielikke vastuseid, mitte lõplikke vastuseid, aga paremaid vastuseid, kui meil kunagi varem oli. Jennika Greer, noor teadlane, kes alustas seda uurimist, ütles intervjuus. See on uskumatu, et me saame õppida nii palju nii väikestest kristallidest. Need kristallid on väiksemad kui juuksekarva laius, aga nad räägivad meile lugusid, mis ulatuvad miljardite aastate taha. Ja see on teaduse võlu. Me ei vaja ajamasinat. Me ei vaja võimet reisida tagasi ajas. Me vajame lihtsalt õigeid tööriistu, õigeid küsimusi ja kannatlikkust. Vaadata väga, väga hoolikalt. Sest universum räägib meile oma saladusi, aga ta sosistab. Ja me peame kuulama väga tähelepanelikult. Kuu on sosistanud meile oma saladust pool sajandit. Oranž muld, mille Eugene Cernan ja Harrison Schmitt kogusid 1972, istus laborites, oodates. Oodates õigeid tööriistu. Oodates õigeid küsimusi. Oodates Jennika Greeri ja tema meeskonda. Ja kui nad lõpuks kuulasid, rääkis kuu neile midagi uskumatut. Ma olen vanem, kui te arvate. 85 miljonit aastat vanem. Ja see muudab kõik. Aga lugu ei lõpe siin. Sest iga vastus teaduses avab ukse 10 uuele küsimusele. Ja need küsimused viivad meid sügavamale, kaugemale, lähemale tõele. Mis on tõde kuu kohta? Mis on tõde Giant Impacti kohta? Mis on tõde meie enda päritolu kohta? Me ei tea veel, aga me õpime. Kristall kristalli haaval, aatom aatomi haaval, avastus avastuse haaval. Ja iga avastus teeb universumi veidi vähem salapäraseks, aga ka veidi imelisemaks. Sest mida rohkem me õpime, seda rohkem me mõistame, kui uskumatu on see kõik. Kui ebatõenäoline. Kui ilus. 2 planeeti põrkasid kokku. Ja selle asemel, et hävitada kõik, lõid nad midagi uut. Midagi, mis tegi elu võimalikuks. Midagi, mis tegi meid võimalikuks. Ja nüüd me teame, et see juhtus varem, kui me arvasime. 85 miljonit aastat varem, mis tähendab, et meie lugu on pikem. Meie juured on sügavamad. Meie ühendus kuuga on tugevam. Iga kord, kui te vaatate üles ja näete kuud, mäletage. See ei ole lihtsalt kivi taevas. See on tunnistaja. Tunnistaja vägivallast, mis lõi elu. Tunnistaja ajast, mis ulatub kaugemale, kui me suudame ette kujutada. Tunnistaja meie enda uskumatust õnnest. Sest me oleme siin. Vaatame üles, küsime küsimusi ja saame vastuseid. Ja see on ime. Väiksem ime kui Giant Impact ise. Aga ime siiski. Aga nüüd peame rääkima sellest, mida me tegelikult ei tea. Sest ausus on teaduse alus. Jah, tsirkoonkristallid näitavad 4,51 miljardit aastat. Jah, radioaktiivne dateerimine on usaldusväärne. Jah, Giant Impact hüpotees sobib enamiku tõenditega. Aga. Ja see on suur aga.
Me räägime sündmusest, mis toimus nii ammu, nii äärmuslikel tingimustel, et iga järeldus kannab endas ebakindlust. Mõelge sellele ausalt. Me võtame kristalle, mis on väiksemad kui juuksekarva laius. Me loendame aatomeid, mida on seal võib-olla mõnikümmend tuhat. Me ekstrapoleerime nendest aatomitest kogu planeedi vanusele. Ja siis me ütleme, Kuu on täpselt 4,51 miljardit aastat vana. Kas te näete probleemi? Me läheme mikroskoopilistelt kristallidelt kosmilisele skaalale ja iga samm selles hüppes sisaldab eeldusi. Esimene eeldus. Tsirkoonkristallid moodustusid kohe, kui Kuu pind hakkas tahkuma. Aga mis siis, kui need konkreetsed kristallid moodustusid hiljem? Mis siis, kui esimene tahkumine toimus, aga need kristallid moodustusid teises magmalaines, mis tuli Kuu sisemusest 1 miljon aastat hiljem? Siis me ei dateeri Kuu moodustumist. Me dateerime vulkaanilist sündmust. Greer ja tema meeskond on selle üle mõelnud. Nad väidavad, et tsirkoon moodustub ainult teatud tingimustel ja need tingimused eksisteerisid ainult varajases magmaookeanis. Aga ainult on tugev sõna. Universumil on 5 üllatada meid. Teine eeldus. Radioaktiivne lagunemine toimus konstantse kiirusega. See on üks fundamentaalsemaid põhimõtteid füüsikas. Uraan lagunes pliiks sama kiirusega 4 miljardit aastat tagasi kui täna. Me oleme testinud seda tuhandeid kordi, aga me oleme testinud seda maa tingimustes. Normaalsete temperatuuride juures. Normaalse rõhu juures. Mis toimus Giant Impacti ajal? Temperatuurid üle 10 000 kraadi. Rõhud, mis võivad muuta aine struktuuri. Kas radioaktiivne lagunemine võis käituda erinevalt? Enamik füüsikuid ütleb ei. Tuumaprotsessid ei sõltu välistest tingimustest. Aga enamik ei ole kõik. Ja ei sõltu on järeldus, mitte vaatlus. Kolmas eeldus. Me mõistame, kuidas Giant Impact toimus. Aga kõik meie mudelid on arvutisimulatsioonid. Me sisestame võrrandid, me sisestame parameetrid ja arvuti näitab meile ilusat animatsiooni, kus 2 planeeti põrkavad kokku ja Kuu moodustub. Aga need võrrandid on lihtsustused. Tegelikkus on palju keerulisem. Näiteks, me eeldame, et materjal käitub nagu vedelik. Aga tegelikult on see osaliselt tahke, osaliselt vedel, osaliselt gaas, osaliselt plasma. Me eeldame, et gravitatsioon on ainus oluline jõud. Aga on ka magnetväljad, elektrilised laengud, rõhulained. Me eeldame, et protsess on sujuv. Aga võib-olla oli see kaootiline, täis ootamatuid sündmusi. Iga lihtsustus võib viia vea. Ja kui te korrutate 10 lihtsustused, võib lõpptulemus olla väga kaugel tõest. 4. eeldus. Apollo 17 proovid on representatiivsed. Aga Kuu on tohutu. Pindala on 38 miljonit ruutkilomeetrit. Ja me oleme võtnud proove mõnest punktist. See on nagu võtta peotäis liiva Sahara kõrbest ja öelda, nüüd ma tean kõike Sahara kohta. Jah, Greer uuris kõige vanemaid kristalle, mida me oleme leidnud. Aga mis siis, kui kuskil Kuu kaugemal poolel, kraatris, kuhu ükski Apollo missioon ei jõudnud, on veel vanemaid kristalle? Mis siis, kui need kristallid näitavad 4,6 miljardit aastat või 4,4 miljardit? Siis kogu lugu muutub jälle. Ja 5. Kõige fundamentaalsem eeldus. Me eeldame, et minevikus kehtisid samad füüsikaseadused kui täna. See on printsiip, mida nimetatakse uniformitarismiks. Gravitatsioon töötas samamoodi, termodünaamika töötas samamoodi, kvantmehaanika töötas samamoodi. Aga kuidas me saame olla kindlad?
Me ei olnud seal. Me ei saa kunagi olla seal. Kõik, mis meil on kaudsed tõendid. Ja kaudsed tõendid võivad olla eksitavad. Enamik teadlasi ütleb, füüsikaseadused on universaalsed ja ajatud. Aga enamik ei ole kõik. Ja ajalugu on täis näiteid, kus ilmselged tõed osutusid vääraks. Seega, kui ma ütlen teile, et Kuu on 4,51 miljardit aastat vana, siis ma ütlen teile tegelikult, meie parim hinnang, põhinedes praegustel tõenditel, praegustel mudelitel ja praegusel arusaamal füüsikast, on 4,51 miljardit aastat, pluss miinus mõnikümmend miljonit aastat, eeldusel, et meie eeldused on õiged. See ei ole nii elegantne, aga see on ausam. Ja ausus on oluline, sest kui me ei ole ausad oma piirangute suhtes, siis me kaotame usalduse. Ja kui me kaotame usalduse, siis me kaotame võime teha teadust. Vaadake, mis juhtus viimastel aastakümnetel. Kliimamuutuste eitajad ütlevad, teadlased on eksinud varem, seega nad eksivad nüüd. Vaktsiinivastased ütlevad, teadlased ei tea kõike, seega ma ei usalda neid. Lameda maa pooldajad ütlevad, teadlased valetavad meile. Ja osa sellest usaldamatusest on meie endi süü. Sest me oleme mõnikord esinenud liiga kindlalt. Me oleme öelnud, teadus on tõestanud, kui me peaksime ütlema, tõendid viitavad. Me oleme öelnud, see on fakt, kui me peaksime ütlema, see on meie parim hinnang. Seega lubage mul olla täiesti aus. Kuu vanuse kohta on meil väga head tõendid, aga need ei ole täiuslikud. Giant Impact hüpoteesi kohta on meil tugevad argumendid, aga need ei ole lõplikud. Ja meie arusaam päikesesüsteemi varasest ajaloost on palju parem kui 20 aastat tagasi, aga see on endiselt ebatäielik. Ja see on okei. See on isegi hea. Sest kui me teaksime kõike, siis ei oleks enam midagi avastada. Ja avastamine on see, mis teeb teaduse põnevaks. Aga mis me siis teame kindlalt? Me teame, et Kuu eksisteerib. See ei ole illusioon. See ei ole hologramm. See on reaalne füüsiline objekt, umbes 385 000 kilomeetrit eemal. Me teame, et Kuu koosneb kivimist ja metallist. Sarnane koostis maavaibaga, aga mitte identne. Väiksem raudrikas tuum, rohkem alumiiniumi ja kaltsiumi pinnal. Me teame, et Kuu on vana, väga vana. Peaaegu sama vana kui päikesesüsteem ise. Täpne vanus võib olla aruteluteema, aga see on kindlasti miljardeid aastaid. Me teame, et Kuu moodustus vägivaldsel viisil. Võib-olla Giant Impact, võib-olla midagi muud, aga kindlasti mitte rahulikult aeglaselt kogunemisega. Me teame, et Kuu on aeglaselt eemaldunud maast. Iga aasta 3,8 sentimeetrit. Me mõõdame seda laaserpeegeldega. See on üks väheseid asju, mida me saame vaadelda reaalajas. Me teame, et Kuu stabiliseerib maa pöörlemistelge. Ilma Kuuta kõiguks maa telg kaootiliselt. See ei ole hüpotees. See on matemaatiline järeldus gravitatsioonivõrranditest. Me teame, et Kuu loob tõusud ja mõõnad. Me näeme neid iga päev. Me mõõdame neid. Me ennustame neid. Ja me teame, et Kuu on olnud seal kogu inimkonna ajaloo vältel. Iga inimene, kes on kunagi elanud, on näinud sama Kuud. Sama nägu. Samad mered. Samad kraatrid. See on märkimisväärne. Mõelge sellele. Kuu on ainus objekt väljaspool maad, mida iga inimene ajaloos on näinud. Mitte Marsi, mitte Jupiteri, mitte kaugeid galaktikaid. Ainult Kuud. Ja see on loonud sügava ühenduse. Kuu on inspireerinud luuletajaid. Kuu on juhendanud meremehi. Kuu on määranud kalendreid. Kuu on olnud jumalus, sümbol.
unistus. Ja nüüd, esimest korda ajaloos, me hakkame mõistma, mis kuu tegelikult on. Mitte müüt, mitte sümbol, vaid füüsiline objekt, mille lugu on põimunud meie enda looga. Aga see lugu on kaugel lõpetamisest, sest iga vastus tekitab uusi küsimusi. Kui kuu on 4,51 miljardit aastat vana, siis millal täpselt toimus Giant Impact? Kas see oli 5 miljonit aastat varem, 10 miljonit, 20 miljonit? Ja miks just siis? Mis käivitas kokkupõrke? Kui teia põrkas maaga, siis kust teia tuli? Kas see moodustus samas orbiidis või kas see rändas sisse kaugemalt? Ja kui see rändas, siis mis seda liigutas? Gravitatsiooniline interaktsioon Jupiteriga? Lähedane kohtumine teise planeediga? Kui kuu moodustus materjalipilves, siis kui kaua see protsess kestis? Päevad, kuud, aastad? Ja kas see oli sujuv protsess või kaootiline? Kui kuu jahtu, siis kui kiiresti? 1 miljon aastat, 10 miljonit, 100 miljonit. Ja mis määras selle kiiruse? Kuu suurus, koostis, radioaktiivne lagunemine. Kui kuu sai tahke koorega, siis mis toimus selle all? Kas seal oli vedelvaip? Kui kaua? Ja kas seal on endiselt vedelat materjali? Seismilised andmed viitavad, et võib-olla on väike vedelkiht tuuma ümber, aga me ei ole kindlad. Kui kuul oli magnetväli, siis kui tugev see oli, kui kaua see kestis ja miks see kadus? Kas tuum jahtu liiga kiiresti või kas midagi muud juhtus? Kui kuul on vesi, siis kui palju? Kust see tuli ja kas see on kasutav? Kas me saame seda kasutada tulevaste missioonide jaoks? Ja kõige sügavam küsimus. Kas kuu tegi elu maal võimalikuks? Või kas elu oleks tekkinud niikuinii? Kas planeet ilma kuuta võib olla elamiseks sobiv? Või kas suur kuu on vajalik? Need on küsimused, millele me ei tea veel vastuseid. Aga me töötame nende kallal. Iga päev. Iga uue vaatlusega, iga uue mudeliga, iga uue avastusega. Ja mõnikord, nagu Greeri meeskonna puhul, toob üks avastus tohutult palju uusi küsimusi. 85 miljonit aastat ei ole lihtsalt number. See on aken uude arusaamisse, uude perspektiivi, uude viisile mõelda meie päritolust. Sest kui kuu on vanem, siis meie lugu on pikem. Meie juured ulatuvad sügavamale. Meie ühendus kosmosega on tugevam. Ja see muudab viisi, kuidas me näeme iseennast. Me ei ole juhuslikud. Me ei ole isoleeritud. Me oleme osa pikast, keerulisest, imelisest loost, mis algas vägivallaga ja lõi ilu. Mis algas kaosega ja lõi korra. Mis algas 2 planeediga ja lõi 3. Maa, kuu ja võimaluse eluks. Aga me peame olema alandlikud, sest mida rohkem me õpime, seda rohkem me mõistame, kui palju me ei tea. Ja see on teaduse paradoks. Iga vastus avab ukse 10 uuele küsimusele. Iga avastus näitab meile, kui palju on veel avastamata. Iga samm edasi näitab, kui pikk on tee. Aga see ei ole põhjus loobuda. See on põhjus jätkata. Sest tee ise on sihtkoht. Küsimused ise on vastused. Ja otsing ise on leid. Jenica Greer ei otsinud kuu vanust. Ta uuris kristalle. Aga kristallid rääkisid talle midagi ootamatut. Ja nüüd me kõik teame seda. Ja järgmine avastus tuleb kelleltki, kes ei otsi seda. Kelleltki, kes lihtsalt vaatab hoolikalt. Kuulab tähelepanelikult. Ja küsib õigeid küsimusi.
võib-olla see olete teie. Võib-olla te ei ole teadlane. Võib-olla te ei ole kunagi puudutanud tsirkoonkristalli. Aga võib-olla te vaatate üles ühel õhtul, näete kuud ja küsite, miks? Ja see küsimus, see lihtne, sügav küsimus, on see, mis viib meid edasi. Miks on kuu seal? Miks on see just sellise suurusega? Miks on see just sellel kaugusel? Miks on see meile nii oluline? Vastused on osaliselt teaduslikud. Gravitatsioon, orbiitmehaanika, giant impact. Aga vastused on ka filosoofilised, sest kuu ei ole lihtsalt objekt. See on peegel. Peegel, mis näitab meile, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme. Ja kui me vaatame sellesse peeglit piisavalt kaua, piisavalt sügavalt, siis me näeme midagi uskumatut. Me näeme iseennast. Mitte ainult inimestena, vaid osana millestki suuremast. Osana universumist, mis lõi meid. Osana loost, mis jätkub. Ja see lugu, see uskumatu, ilus, kohutav, imelik lugu on alles alguses. Sest me läheme tagasi kuule. Me ehitame baase. Me rajame kolooniaid. Me muudame kuu mitte ainult uurimise objektiks, vaid elamise kohaks. Ja kui see juhtub, siis meie suhe kuuga muutub fundamentaalselt. Kuu ei ole enam seal üleval. Kuu on seal, kus me elame. Kuu ei ole enam teine maailm. Kuu on meie teine kodu. Ja võib-olla ühel päeval, sajandite pärast, vaatavad inimesed, kes on sündinud kuul, üles ja näevad maad. Ja nad küsivad, kust me tuleme? Mis on meie lugu? Ja vastus on sama, mis alati. Me tuleme vägivallast ja ilust, kaosest ja korrast. Kahest planeedist, mis põrkasid kokku ja lõid midagi uut. Midagi, mis tegi meid võimalikuks. Midagi, mis on nüüd 85 miljonit aastat vanem, kui me arvasime. Ja see muudab kõike. Aga nüüd peame rääkima sellest, mida me kunagi ei tea. Sest on küsimused, mis ulatuvad kaugemale tsirkoonkristallidest. Kaugemale radioaktiivsest dateerimisest. Kaugemale isegi giant impactist. Küsimused, mis puudutavad midagi fundamentaalsemat. Mis on aeg? Mis on reaalsus? Ja mis on meie koht selles kõiges? Kui me ütleme, et kuu on 4,51 miljardit aastat vana, siis me eeldame, et aeg on lineaarne. Et minevikul on objektiivne olemasolu. Et 4,51 miljardit aastat tagasi tähendab midagi absoluutset. Aga kas see on tõsi? Einstein näitas meile, et aeg ei ole absoluutne. Aeg aeglustub gravitatsiooniväljas. Aeg aeglustub suure kiiruse juures. Kaks vaatlejat, kes liiguvad erinevalt, kogevad aega erinevalt. Ja mõlemad on õigel. Seega, kui me ütleme 4,51 miljardit aastat, siis me peame küsima, kellele? Vaatlejale maal? Vaatlejale, kes liigub valguse kiirusega? Vaatlejale musta augu lähedal? Jah, erinevused on väikesed, aga nad on reaalsed. Ja nad näitavad midagi sügavat. Aeg ei ole asi, mis lihtsalt on olemas. Aeg on suhe. Suhe vaatleja ja vaadeldava vahel. Ja kui aeg on suhe, siis mis tähendab minevik? Kas giant impact juhtus 4,51 miljardit aastat tagasi? Või kas see juhtub alati teatud viisil, teatud perspektiivist? Kvantmehaanika teeb asja veelgi keerulisemaks. Kvantmaailmas ei ole minevikul kindlat olekut enne, kui me vaatleme seda.
kuulus delayed choice eksperiment näitab, et meie valik praegu võib mõjutada, mis juhtus minevikus. Mitte põhjuslikkuse mõttes, vaid selles mõttes, et minevik ei ole fikseeritud enne, kui me küsime konkreetset küsimust. Kas see kehtib ka makroskoopiliste sündmuste kohta, nagu giant impact? Enamik füüsikuid ütleb ei. Kvantmehaanika kehtib ainult väikeste süsteemide kohta. Aga enamik ei ole kõik. Ja piir kvantmaailma ja klassikalise maailma vahel on endiselt arutelu teema. Seega, kui me uurime kuu minevikku, siis me ei vaata lihtsalt tagasi ajas. Me loome narratiivi. Me konstrueerime loo. Ja see lugu, kuigi põhineb tõenditel, on ikkagi meie lugu. Meie interpretatsioon. Meie viis anda mõte andmetele. Teine sündmus, mida me kunagi täielikult ei mõista, on teadvus. Miks me hoolimine? Miks kuu vanus on meile oluline? Miks me tahame teada, kust me tuleme? Need ei ole teaduslikud küsimused. Need on filosoofilised küsimused. Ja filosoofia ei anna lõplikke vastuseid. Me oleme aatomite kogum. Süsinik, hapnik, lämmastik, vesinik. Samad elemendid, mis on kuu kivimis. Samad elemendid, mis olid teias. Samad elemendid, mis moodustusid tähtedes miljardeid aastaid enne päikesesüsteemi. Aga kuidagi, mingil põhjusel, mida me ei mõista, muutusid need aatomid teadlikuks. Nad hakkasid küsimusi esitama. Nad hakkasid otsima vastuseid. Nad hakkasid imetlema kuud. Kuidas? Miks? Me teame, kuidas ajud töötavad. Me teame, kuidas neuronid tulistavad. Me teame, kuidas keemilised signaalid liiguvad sünapside vahel. Aga me ei tea, kuidas see loob subjektiivse kogemuse. Kuidas see loob mina. Kuidas see loob tunde, et olla keegi, kes vaatab kuud. See on hard problem of consciousness. Ja see on probleem, mida me ei ole lahendanud. Võib-olla me ei lahenda seda kunagi. Sest võib-olla teadvus ei ole probleem, mida saab lahendada. Võib-olla see on müsteerium, millega tuleb lihtsalt elada. Aga see müsteerium teeb kõik teised avastused tähenduslikuks. Sest ilma teadvuseta ei oleks kedagi, kes hoolib. Ilma teadvuseta oleks universum lihtsalt aatomite tants. Ilma vaatajata. Ilma küsijata. Ilma imetlejata. Ja see toob meid tagasi kuu juurde. Kuu ei tea, et ta eksisteerib. Kuu ei tea, et ta on 4,51 miljardit aastat vana. Kuu ei tea, et ta stabiliseerib maad. Kuu lihtsalt on. Aga meie teame. Ja see teadmine muudab kõike. Sest teadmine ei ole lihtsalt informatsioon. Teadmine on suhe. Suhe meie ja universumi vahel. Ja see suhe on eriline, sest see on teadlik. Me ei ole lihtsalt osa universumist. Me oleme osa universumist, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Me oleme viis, kuidas universum vaatab iseennast. Küsib iseendalt küsimusi. Imetleb iseennast. Carl Sagan ütles, me oleme viis, kuidas kosmos tunneb iseennast. Ja see ei ole lihtsalt ilus metafoor. See on sügav tõde. Iga kord, kui te vaatate kuud, ei vaata lihtsalt teie kuud. Universum vaatab iseennast. Aatomid, mis moodustusid tähtedes, vaatavad aatomeid, mis moodustusid teistes tähtedes. Ja nad tunnevad midagi. Imetlust, uudisimu, ühendust. Aga see ühendus on habras ja ajutine, sest me ei ela igavesti. Mitte indiviididena, mitte liigina, mitte isegi planeedina. Ühel päeval, umbes 5 miljardit aastat tulevikus, paisub päike punaseks hiiglaseks. See neelab Merkuuri.
see neelab Veenuse. Ja võib-olla see neelab Maa. Kui mitte, siis Maa muutub põletatud, elutuks kivimkuuliks. Ja Kuu jääb, vähemalt mõneks ajaks. Aga ilma Maata kaotab Kuu oma tähenduse. Sest Kuu tähendus ei ole selles, mis ta on, vaid selles, mida ta teeb. Ja see, mida ta teeb, on stabiliseerida Maad, kaitsta elu, olla tunnistajaks. Aga kui elu on läinud, siis kes on tunnistaja? Lõpuks, triljonite aastate pärast, kui kõik tähed on kustunud, kui kõik mustad augud on aurustunud, kui universum on muutunud külmaks, pimedaks, tühjaks, siis Kuu jääb endiselt. Külm kivi, triivimas läbi lõputu tühjuse. Aga selleks ajaks ei ole kedagi, kes seda näeks. Kedagi, kes hoolimine. Kedagi, kes küsiks, kui vana sa oled? Ja see on kõige sügavam tõde. Tähendus ei ole objektiivne. Tähendus on suhe. Ja kui suhe kaob, kaob ka tähendus. Seega, kui me ütleme, et Kuu on 4,51 miljardit aastat vana, siis me ei räägi lihtsalt Kuust. Me räägime meist. Meie suhtest Kuuga. Meie vajadusest mõista. Meie soovist olla osa millestki suuremast. Ja see soov, see vajadus, see suhe on see, mis teeb meid inimesteks. Aga nüüd tuleb kõige raskem küsimus. Kas me oleme üksi? Kas on teisi planeete, kus toimus giant impact? Kas on teisi kuusid, mis stabiliseerivad teisi maailmu? Kas on teist elu, mis vaatab üles oma öötaevasse ja küsib samu küsimusi? Me ei tea. Veel mitte. Aga me otsime. Kepler-teleskoop leidis tuhandeid eksoplaneedid. TESS-teleskoop leiab rohkem. James Webb-teleskoop uurib nende atmosfääre, otsides biomarkereid. Ja iga uus avastus toob meid lähemale vastusele. Mõned neist planeetidest on Maa suurused. Mõned on õigel kaugusel oma tähtedest, kus vedelat vett võib eksisteerida. Ja mõned, väga vähesed, võivad olla suuri kuusid. Aga isegi kui me leiame teise Maa, teise Kuu, teise elu, siis me ei tea, kas see elu on teadlik. Kas see elu küsib küsimusi? Kas see elu vaatab üles ja imetleb? Ja kui see ei ole teadlik, siis kas see on oluline? Kas elu ilma teadvuseta on piisav? Või kas teadvus on see, mis teeb elu tähenduslikuks? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Sest isegi kui me leiame teise teadliku liigi, me ei saa kunagi teada, milline on olla nad. Me ei saa kunagi kogeda nende subjektiivset maailma. Me võime suhelda. Me võime jagada informatsiooni, aga me ei saa kunagi tõeliselt mõista. See on teadvuse üksildus. Iga teadvus on oma saar, ühendatud teistega keele, kultuuri, empaatia kaudu, aga lõpuks alati eraldi. Ja see üksildus on nii ilus kui ka kurb. Ilus, sest see teeb iga ühenduse väärtuslikuks. Iga hetke, kui me tunneme, et keegi teine mõistab meid, on ime. Sest see ei ole kunagi täielik. See on alati ligikaudne. Aga see on piisav. Kurb, sest me ei saa kunagi täielikult jagada seda, mida me tunneme. Kui ma vaatan Kuud ja tunnen imetlust, siis ma ei saa kunagi täielikult edastada seda tunnet teile. Ma võin kirjeldada seda. Ma võin kasutada metafoore. Aga lõpuks on see minu kogemus. Ainult minu. Ja teie kogemus, kui te vaatate Kuud, on ainult teie oma. Aga võib-olla see on okei.
Võib-olla see üksildus on see, mis teeb elu väärtuslikuks. Sest kui me kõik oleksime ühendatud, kui me kõik jagaksime sama teadvust, siis ei oleks enam mina ja sina. Ei oleks enam erinevusi. Ei oleks enam avastamist. Ja avastamine on see, mis teeb elu põnevaks. Jennika Kreer avastas, et kuu on vanem. Aga see avastus ei ole lihtsalt fakt. See on ühendus. Ühendus Kreeri ja kuu vahel. Ühendus mineviku ja oleviku vahel. Ühendus meie kõigi vahel, kes nüüd teame seda. Ja see ühendus, kuigi ajutine, kuigi habras, on reaalne. Sest lõpuks on kõik, mis meil on, ühendused. Ühendused teiste inimestega. Ühendused minevikuga. Ühendused universumiga. Ja kuu on üks tugevamatest ühendustest, mis meil on. Mäletate, kuidas see kõik algas? Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, teie keha sisaldab aatomeid, mis on vanemad kui päike. Ja nüüd me teame, et need aatomid on osa loost, mis on pikem, sügavam, keerulisem, kui me kunagi kujutasime. Lugu, mis algas vägivallaga. Lugu, mis lõi kuu. Lugu, mis tegi meid võimalikuks. Aga see lugu ei ole lõppenud. Sest iga kord, kui me vaatame üles ja näeme kuud, jätkub lugu. Iga kord, kui me küsime küsimust, jätkub lugu. Iga kord, kui me avastame midagi uut, jätkub lugu. Ja võib-olla lõpuks ei ole lugu mitte kuu kohta. Võib-olla lugu on meie kohta. Meie kohta, kes vaatame, kes küsime, kes imetleme. Sest universum ei vaja meid. Universum eksisteeris miljardeid aastaid enne meid. Universum eksisteerib miljardeid aastaid pärast meid. Aga sel hetkel, praegu, me oleme siin. Ja me vaatame. Ja me küsime. Ja see teeb meid eriliseks. Mitte selles mõttes, et me oleme universumi keskpunkt, vaid selles mõttes, et me oleme osa universumist, mis on muutunud teadlikuks. Ja see teadvus, see habras, ajutine, ilus teadvus, on kõige väärtuslikum asi, mis universumis eksisteerib. Sest ilma teadvuseta oleks universum lihtsalt aatomite tants. Ilus jah, keeruline jah, aga tähenduseta. Teadvus loob tähenduse. Ja tähendus loob ilu. Seega, kui te vaatate järgmine kord üles ja näete kuud, mäletage. Te ei vaata lihtsalt kivi taevas. Te vaatate tunnistajat. Tunnistajat vägivallast, mis lõi ilu. Tunnistajat ajast, mis ulatub kaugemale, kui me suudame mõista. Tunnistajat meie enda uskumatust õnnest. Ja kuu vaatab tagasi. Mitte teadlikult, aga füüsiliselt. Kuu peegeldab päikese valgust. Ja see valgus jõuab teie silmadesse. Ja teie aju telgib selle valguse kujutiseks. Ja see kujutis muutub kogemuseks. Ja see kogemus muutub mälestuseks. Ja see mälestus muutub osaks sellest, kes te olete. Seega kuu ei ole lihtsalt seal üleval. Kuu on osa teist. Osa teie ajaloost. Osa teie identiteedist. Ja nüüd te teate, et see ühendus on sügavam, kui te arvasite. 85 miljonit aastat sügavam. Aga lõpuks ei ole numbrid olulised. 4,51 miljardit. 4,51 miljardit. 85 miljonit rohkem või vähem. Mis on oluline, on see. Me oleme siin. Me vaatame. Me küsime. Ja me imetleme. Ja see lihtne, sügav, ilus fakt on kõik, mida me vajame. Sest lõpuks ei ole küsimus, kui vana on kuu,
Küsimus on, miks me hoolime? Ja vastus on, sest me oleme inimesed. Ja inimesed küsivad küsimusi. Isegi kui vastused on ebatäielikud. Isegi kui vastused tekitavad rohkem küsimusi. Isegi kui vastused näitavad meile, kui vähe me tegelikult teame. Sest küsimine ise on vastus. Otsing ise on leid. Ja imetlemine ise on mõistmine. Seega vaadake üles, nägege kuud ja küsige, mis on sinu lugu? Ja kuu, vaikne, iidne, ilus, vastab. Minu lugu on sinu lugu, sest me mõlemad oleme sündinud vägivallast. Me mõlemad oleme kujundatud ajast ja me mõlemad oleme tunnistajad millegi uskumatule. Universumile, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Ja see uskumatu, võimatu, ilus tõde on kõik, mida me vajame. Kuu on 4,51 miljardit aastat vana. Või võib-olla 4,6. Või võib-olla me ei tea kunagi täpselt. Aga me teame seda. Kuu on seal. Me oleme siin. Ja sel hetkel, praegu, see on piisav. See on rohkem kui piisav.